Nii, alustame siis viimast peatükki meie raamatust. Ja selle peatüki nimi on siis Kasuta tervendamispuu illustratsiooni. Tead ja mõistad juba, kuidas efektiivselt terveneda. Tervendamispuu illustratsiooni, lihase testi ja 3 lihtsa küsimuse varal saad sa uue teekaardi. Kui sa pole lihase testi veel päris selgeks saanud, siis lihtsalt vaata tervendamispuu illustratsiooni ja juhindu oma kõhutundest. Usalda seda, mis sind kõnetab ning sul pole võimalik eksida. Et ma panin selle puu teile sinna chati ka ja siin on siis kõik need süsteemid peal. Et võite nagu endale ka sellise puu teha, kus on tšakrad, kus on näärmed, kõik need 7 tšakrat. Siis on elundid ja kehaosad. Ja siis siin all on need võtted, mis me kõik läbisime selles raamatus. Harknäärmetest ja koputamine, emotsionaalse vabastamise teraapia, väljaajamine ja tšakrate koputamine. Ja siis on need negatiivsed uskumused, läbi töötamata minevikukogemused, ebatervislikud emotsionaalsed mustrid ja hirm. Ja siis on nagu juhis selline sellele puule nagu. Esimene küsimus. Küsi lihase testiga, kas mul oleks kõige parem tegeleda ja siis tuleb see sinna tühikusse paned, siis midagi vaatad, kui sa ei tea, siis vaatad seda tervistamispuud ja ladvast või pinnasest, ükskõik kus sa siis alustad. Mõlemad sobivad, aga sul tuleb ühest või teisest alustada. Ja sellest mille pärast, kas ülevalt või alt, mitte keskelt ega segamini, seda siis mõistad hetk hiljem. Siin on mõni näide, kuidas võid alustada ja valid ainult ühe. Kas mul oleks kõige parem tegeleda mõne elundiga? Ja võtad sealt ülevalt puuladvast mingi elundi. Kas said vastuse ei? Siis pole viga midagi, proovi uuesti. Kas mul on vaja kõige paremini, kõige mõttekam tegeleda maksaga? Siis jällegi testid seda. Või kas mul oleks parem tegeleda mingi uskumusega, puu juured? Või kas mul oleks kõige parem tegeleda mineviku elamustega? Või kas mul oleks kõige parem tegeleda mõne näärmega? Et niimoodi käies nagu seda puud läbi nende küsimustega, siis sa peaksid nagu kehatestiga, mis oli siis igal ühel erinev, minul on nagu kehatest, kallutades ette on jaa, kui kaldub ette ja kui kaldub taha, siis on ei. Kas sa nüüd hakkad taipama? Pole olemas mingit kindlat järjekorda. Kui sind vaevab näiteks korduv põiepõletik, siis ehk tahaksid alustada põiest. Kui muret valmistab mingi autoimmuunprotsess, siis võid alustada immuunsüsteemist. Kilpnäärme mured näiteks. Proovi seda esimesena. Või paanikahood. Vaata kõigepealt üle oma hirmud, negatiivsed uskumused ja läbi töötamata kogemused. Võid otsida ideid ka 6. peatükist. Aga mis selles 6. peatükis oli? Ma niimoodi jooksvalt vaatan, kas ma leian üles selle. Kas siin on 7. peatükk ja vaatame kohe. 6. peatükis on õpi tundma oma kehakeelt. Nii. Negatiivsed uskumused ja läbi töötamata kogemused. See on see keha nagu tundma õppimine. Sõnumid. Ja
Vaat seda pilti ma vist ei ole teile pannud ülesse. Vaata. Oled sa varem näinud? Ei ole, selle pildi ma panen üles. See on sellest 6. peatükist, kus on siis kõik kroončakrad nagu märgitud, et kus kohal nad nagu keha peal nagu on. Okei, lähme siit edasi. Pea meeles, et iga seisundi või haigushoo puhul on mitmesuguseid komponente, mis kõik ühte suurde probleemi panustavad. Kui tahad näiteks tegeleda neerupealiste talitlushäiretega, siis tõenäoliselt peitub sinu kehas ka muid sellega seotud tasakaalutusi, kas või näiteks närvisüsteemi stress ning kilpnäärme alatalitlus. Kõige edukamalt toimid sa siis, kui peale raskema tervisehäire mõtled sa ühtaegu ka väiksematele ning tegeled ka detailsema mõõtkava järgi. Veel kord, järgi keha juhtnööre. Kas mäletad veel seedehäirete klienti, kes vabanes telefonis suhtlemise hirmust, ehkki me polnud selle hirmuga üldse otseselt tegelenud? Olgu see meeldetuletuseks, et on kasulik tegeleda ka sellega, mis pealtnäha suuremate hädadega seotud pole. Kui vabastad energia, mis on seotud millegagi tervendamispuu illustratsioonil, aitab see sul õiges suunas liikuda. Ja pea meeles, et tervenemiseks ei pea sa kõigest vabanema. Kui oled otsustanud, kust alustada, oled järgmiseks sammuks valmis. Vajad rohkem juhtlõngu, et võiksid leida midagi konkreetsemat, millega jätkata, lihtsalt teadmisest, et tahaksid alustada, kas mõnest uskumusest või siis põiehädast. Sellest ei piisa, vajad rohkem üksikasju. Kui alustasid puuladva poolt, siis jõuad kohe selgusele, mis illustratsiooni pinnase osast põhjustab sinu selle kehaosa tasakaalutuse. Teine küsimus. Kui alustasid puu ladva osast, siis leia lihastestiga vastus küsimusele. Kas, ja siis valid sellest puu ladva osast, kas see põhjustab minu põiehäireid? Kui oled selgusele jõudnud, millega on tegemist, kas uskumuse läbitöötamata elamuse, hirmu või ebatervisliku emotsionaalse mustriga, siis pead enne alustamist esitama veel ühe küsimuse. Põhimõtteliselt võib kõikide nende, mis seal puu peal kirjas nagu on, ma saan niimoodi aru, et sa võid kõikide kohta nagu küsimuse esitada endale ja siis vaadata kehatesti järgi, et kas see vajab nagu tegelemist või ei vaja. 3. küsimus. Me peame alati jätma kehale võimaluse öelda, miks miski meile ebameeldivusi valmistab. Võib-olla mäletad, et tegime seda ka eelmises osas. Esita küsimus, kas ma peaksin sellest midagi rohkem teada saama, enne kui saan pühenduda selle vabanemisele. Kui saad vastuse ei, siis su keha ütleb, et on valmis sellest vabanema ja võimalikult ruttu. Vastus jah tähendab, et see on lihtsalt osa omaksvõtuprotsessist, mida su keha vabanemiseks vajab. Ja see nõuab pisut detektiivitööd. Pead lihtsalt enda kohta küsimusi esitama, täpselt nii, nagu küsitleksid sõpra, kellel on mingi mure. Informatsiooni saamiseks võid küsida umbes nõnda. Kas see on ühenduses võid kasutada ka väljendit seotud, kas see on seotud, sellest põhjustatud või midagi muud selle sobivat. Siin on mõni võimalus lünga täitmiseks. Et küsid näiteks, kas see on ühenduses perekonnaliikmega, sõbraga, õpetaja, kolleegiga, kas see on ühenduses karjääriga, kas see on kooliga, mingi paigaga, linn või objekt, toit, auto. Iga juhtlõnga korral, mille leiad, tuleb lihastesti kasutades korrata küsimust, kas ma pean sellest veel midagi teadma, enne kui saan vabastada.
kui su keha vastab ei või kui sa teadliku mõtlemisega rohkem juhtlõngu ei leia, siis võid selle teadmisega edasi liikuda. Pea meeles, et kui oled lõpetanud, kontrolli kindlasti üle, kas su organism ikka on sellest murest vabanenud. Ja seda saad küsida nõnda. Kas, siis on see asi, põhjustab ikka veel minu kehas stressi. Ja kui oled lõpetanud, pöördu tagasi tervendamispuu illustratsiooni juurde. Tõmba hinge ja korda. Suu hakkab nii õudselt kuivama. Eile oli väljas nii külm. Käisin lapsega ainult 15 minutit väljas jalutamas, aga näole oli nii külm tuul, et ma sain endale huulevilli kohe. Täiesti. Ja täna suu kuivab täiega. Mõistmaks, missugune neist kõige edukamalt toimib, võib küsida, kas sellest sisestad probleemi, kas sellest on kõige parem vabaneda ja siis sisestad võtte. Jätka arvamist, kuni saad vastuse ja. Tervendamispuu näide. Kirjeldan, kuidas tervendamispuu illustratsioon aitas mul tervendada ränkade alatasa korduvate migreenidega klienti. Kui Janet minu esimesele visiidile tuli, polnud tal aimugi, millest tema hiljutised peavalud tingitud olid. Janet töötas juhtival kohal ja ehkki peavalud olid küll alles hiljutine sümptom, oli stress teda juba ammu vaevanud. Hakkasin kohe mõtlema, mis vihjeid tema keha meile saadab. Tuvastasime, et ta murrab sageli pead, arutades, mida teised inimesed temast küll arvavad. Ehkki ta juhatas suurfirmat, muretses ta sellegipoolest lakkamatult, mida kliendid ja isegi ta oma töötajad temast arvavad. Seda üsna tõenäolist ideed kaalutledes valisin alustuseks intuitiivselt ühe elemendi tervendamispuu illustratsioonil. Kasutan sageli lihastesti, kuid mõnikord saab illustratsioon minust võitu ja siis ma kuuletun sellele. Ära kunagi pelga oma intuitsiooni rakendamast, sest oma kehale paremini häälestudes muutub see üha täpsemaks. Arvasin, et tegemist on tõenäoliselt mingi läbitöötamata kogemusega. Ning otsisin sellele kinnitust lihastestiga. Kas need peavalud on seotud mingi läbitöötamata kogemusega? Kui sa ei tea, millest alustada, siis lihtsalt oleta ükshaaval. Tema keha vastas jah. Seega alustasime selle kogemuse otsimist. Küsisime, kas see kogemus oli seotud mingi kindla vanusega või isikuga ja vastus kõlas ei. Siis pärisime, kas kogemus on seotud mingi kindla vanusega. Siis pärisime, kas kogemus on seotud kellegi kindla inimesega ja saime jah vastuse. Pärast edasist oletamist ja lihastesti jõudsime tema esimese ja teise klassi õpetajani. Õpetaja oli kutsunud ta klassi ette, et ta kirjandi ette loeks ja siis palunud klassiõpilastel seda hinnata. Janet tõmbus ikka veel hirmust kössi, kui sellele mõtles. Nüüd oli selgunud läbitöötamata elamus, millega saime tegeleda. Kasutasime harknäärmetesti ja emotsionaalse vabastamise teraapiat ning jätkasime pärimise ja vabanemisega. Nii, lisaküsimused tervenemise käimalükkamiseks. Mida rohkem sa sellest raamatust õpitud kontseptsioone ja võtteid praktiseerid, seda vabamaks ja vähem metoodiliseks muutud. Sa mõistad, et tervenemine kulgeb väga loomupäraselt ega vajagi organiseerimist või kindlat korda. Kõik need kulgevad sinu tervenemise poole. Sinu intuitsioon annab endast üha sagedamini märku, nii et sul ei tarvitsegi iga kord tervendamispuu illustratsiooni kasutada. Sulle turgatab alatasa midagi ise pähe, nii et sul tekib palju oma materjali, mille kallal tegutseb asuda. Intuitsiooni sütitamiseks võid kasutada järgmisi küsimusi. Kas mul on mingi uskumus, mis põhjustab minu immuunsüsteemile stressi?
Kas mul on mingi uskumus, mis põhjustab minu nimeta mingi elund, lihas või nääre talitlushäiret? Kas mingi elamus mu minevikust raskendab minu tervenemist? Kas minu elus on mingi tervist kahjustav suhe, mis põhjustab mu kehale stressi? Ja pane tähele, on oluline teada, et isegi kui mingi isik meie elus paistab olevat probleemiks, on tegelik probleem sageli hoopis sinu reaktsioonis sellele inimesele. Sa võid vabaneda uskumustest, läbitöötamata kogemustest ning teatud isiku vallandatud hirmumustrist nende mitmesuguste võtetega, mida me siin õppisime. Kas mul on mingi uskumus, mis tekitab tunde, nagu vajaksin seda mingi mure või raskus või haigus? See küsimus on selle puhul. Kas minu tervenemisraskus on seotud mingi spetsiifilise negatiivse emotsioonimustriga? Kas minu kehas on talletatud mingi konkreetne kogemus, mis hoiab mind võitlemise, põgenemise või paigale tardumise seisundis? Kas ma pean tervenemiseks andestama endale midagi minevikust pärinevat? Kas on mingi minevikukogemus, millest peaksin tervenema, et mu kehavõnked tugevneksid? Kas minu kehas peitub mingi sagedus, mis sobib mõne parasiidi, viiruse, bakteri omaga? Pane tähele, see küsimus sobib veetluse seaduse ideega, kui vabastad emotsionaalse energia, mis ühtib mõne parasiidi, viiruse, bakteri omaga, soodustab see sinu tervenemist sellest. See on väga huvitav küsimus. Kas minu kehas peitub mingi sagedus, mis sobib mõne parasiidi, viiruse, bakteri omaga? See on päris huvitav. Kas ma hoian sugupõlvede energiat, mis mõjutab minu keha negatiivselt? Kas ma hoian varasema elu energiat, mis mõjutab minu keha negatiivselt? Väga huvitav. Ma peaks need küsimused vist pildistama ja siis panema sinna chati, et äkki see on parem siis. Loo uus rutiin. Nüüdseks sa juba tead, et tervenemise oluline osa on negatiivse energia vabastamine oma organismist. Selle toimingus edusamme tehes ehitame end vähehaaval taas üles niisugusena, nagu olime algselt loodud olema. Sama tähtis nagu negatiivsest vabanemine on ka rutiini loomine uue positiivse mustri kujundamiseks. Rutiin pole kunagi olnud minu tugev külg. Olen pigem reegliteta tegutseja. Siiski olen selgeks saanud, et mõne rutiini järgimisest võib palju kasu olla, sest see aitab meil jääda õigele rajale. Olen alati mõistnud, et kergem on kehakaalu säilitada, kui kaalus juurde võtta ja sellest hiljem vabaneda. Samamoodi on ka tervenemisega. Palju lihtsam on püsida energia tasakaalustamisega kogu aeg lainel, kui lasta ennast tagasi libiseda, kuni tuleb ennast jälle suurest prügihunnikust välja kaevata. Olen niisuguseid õppetunde saanud rohkem, kui lugeda jõuan. See toimub nõnda. Tunnen, et kõik laabub, tunnen ennast hästi, asun usinasti tegutsema, mõtlen, et mul ei tarvitse selles mõnusas voolus püsimiseks mitte midagi teha, aga siis hakkan vähehaaval pisiasjadest mööda vaatama. Töötan liiga palju ega jäta endale nii palju vaba aega, kui vaja. Loobun millestki endale olulisest ja nõnda see läheb. Tunnen end pisut jõuetuna, seejärel tunnen end rohkem jõuetuna. Lõpuks taban enda alati mõttelt. Tohoh, see polekski pooltki nii tüütu, kui oleksin juba alguses teinud seda, mida vaja oli. Ei, see ei tähenda, nagu oleksin isegi pärast niisuguseid meeldetuletusi hakanud
täiuslikult toimima. Tõenäoliselt ei hakka sinagi. Aga katki pole midagi. Elus tuleb ikka ette, et millestki libastutakse, ollakse õhtuti liiga kaua ärkvel, öeldakse endale, et meiegi pole võitmatud, lõbutsetakse liialt, süüakse ülearu, palju šokolaadi süüakse või juuakse veini. Sellest ei juhtu midagi hullu. Muidugi juhul, kui sellest ei kujune välja uus rutiin. Ära ennast liialt süüdista. Ütle lihtsalt, jälle juhtus. See on väga inimlik ja alusta uuesti. Kui sul on isiklikke võtteid, näiteks jooga, mediteerimine või sügavalt hingamine, siis võiksid rakendada neid üheskoos mõne ideega, mida oled sellest raamatust õppinud. Ideaalis võiksid siis valida mõned lihtsamad ja lühemad neist, mitte näiteks vabastamistehnikate täisversioonid. Paljusid neist saab teha isegi duši all, nii et sul pole tõesti ühtki vabandust, et neid mitte oma päevakavva võtta. Mina olen igal juhul selle poolt, et integreerida need võtted oma ellu, mitte lihtsalt kohustuste nimekirja. Võid valida mõned harjutused ja teha need kõik koos hommikurituaalina ära. Teha neist magama mineku rutiin või need hoopis kogu päeva peale laiali jaotada. Pole oluline, millest su uus rutiin koosneb. Tähtis on ainult see, et looksid niisuguse, mis su kehale meeldib. Tervislike energiamustrite loomine rutiini abil on su keha jaoks nagu ümbertreening. Selle kasu ületab suuresti pingutuste vaeva. Jätka edasi liikumist. Ma ei tea, kas ma ikka jõuan täna kõik ära lugeda. Arvasin küll, või on need näpunäited, ma ei teagi, vaatame. Kui miski ei näi aitavat, siis lähen ma tagasi ning jälgin, kuidas kiviraidur rahnu vasardab, võib olla 100 korda, enne kui sinna ilmub pragu. Aga ometi lõhestab 101. hoob selle ja ma tean, et seda ei teinud too viimane löök, hoopis kõik need, mis olid sellele eelnenud. Minu tervenemise retk võib oma paljude tõusude ja mõõnadega jätta korratu mulje, aga iga inimese oma on erinev. Ükskõik milline sinu oma tuleb ja kõik ikkagi hästi, on kõik hästi. Mõnikord tundub elu nagu seilamine pärituult, aga tuleb ette neidki päevi, mil tervenemise meri möllab nii tugevasti, et jääd merehaigeks. See kõik on osa sinu lõplikust tervenemisest. Sageli on võimatu öelda, mis sinu kehas tervenemisprotsessi käigus toimub ja võib tunduda, nagu ei toimuks üldse midagi. Ma ei suuda otsustada, kas nutta või naerda, kui meenutan kõiki neid hetki, mil olin valmis loobuma elu jooksul kogutud säästudest, et saaksin heita kas või ühe ainsa põgusa pilgu oma kehasse ja aiu. Tundsin sageli, nagu vahiksin sogasesse akvaariumi, püüdes märgata ainsatki selgemat kohta, mis aitaks lahti mõtestada, mis pagan ometi toimub mu sees. Ja mõnikord oled sinagi samasugune akvaarium. Kui oled neid hetki läbi elades oma mustritest teadlik ja järgid juhtlõngu, et toimuvat mõista, on sellest suur abi. Tervendamise mustrid. Ehkki peame leppima tõdemusega, et meil pole kogu aeg võimalik oma edusamme märgata, olen aastate jooksul siiski tähele pannud mõningaid tavalisi tervenemismustreid, mis sulle jätkamiseks innustust annavad. Võid märgata, et mõni neist või koguni kõik neist on sulle tuttavad, nagu oleks nad su enda omad. Meie tervenemismustrid pole mitte ainult inimeseti väga erinevad,
vaid nad on ka meie elu eri hetkedel erinevad. Parandustöö kestab sageli pikka aega, enne kui su keha jõuab füüsiliste muutusteni. On palju inimesi, kes räägivad, nagu oleksid nad äkki imepäraselt tervenenud. Ehkki tervenemine võib tunduda ootamatu, pole see tavaliselt nõnda. See on lihtsalt kulminatsioon kõigele sellele, mis enne seda juhtus. Minu meelest sarnaneb tervenemisprotsess lapse kasvamisega. Kujuta ette, et lapseootel naine, kes tahab näha oma lapse kasvamist, nõuab sellelt arstilt iga päev ultraheli uuringut. On võimatu näha loote igapäevaseid tillukesi muutusi, kuid 9. kuu lõpuks on lapsel käed, jalad ja siseelundid olemas. Sageli on neid imepisikesi muutusi võimatu tajuda, kuid see ei tähenda veel, et neid ei toimu. Sa paraned, see toimub isegi siis, kui sa seda veel ei näe. Aga ma pean nüüd ära lõpetama, sellepärast et mul tuli juba märge, et mu 40 minutit saab täis. Aga siin ikkagi on veel natuke, nii et ma pean ikka tegema homme ühe lugemise vist. Oi, aga homme ma ei saa ju tegema homme. Homme ma lähen sinna terviseseminarile. Aga siis ma teen hommikul selle ette lugemise ära. Et siis saan teha. Nii, ma panen tänaseks selle salvestuse kinni ja kohtume siis ikka veel ühes lugemises.